pärast selliseid gigante nagu Triin ja John on päris hea esineda, sest 2 ettekannet ja mul on tunne, et enamus minu väited on tegelikult siin öeldud. Aga õnneks pole mul ka nii palju aega. 2 korda, et aastal 20, kui ajad olid roosilised, tuli COVID, oli optimism veel üleval. Mul on 2 rasvast andmepunkti, millest ma üritan täna rääkida. Ma ei läheks niivõrd detailidest seda stsenaariumid võrdlema, aga rohkem sellist lennu vaadet, et mis põhimõtted meil on muutunud. Aasta 20 arenguseire vaatas tervishoidu pilguga, kuidas teha asja paremaks. Keskmes oli inimeste tervise käitumine, mis võikski olla fookus, tervena elatud eluaastad. Me võtsime hunnik trende, millega saaks mõjutada tervishoiusüsteemi, siis vaatasime, mida tervishoiusüsteem ise mõjutab. Seal oli pikk analüüs, jõudsime 2 keskse teileni. See oligi see inimeste tervise käitumine, inimeste ja tehnoloogiat, kuidas seda tehnoloogiat kasutada, kuidas see võimestab. Keskena jõudsimegi, et millest see sõltub, milliseks Eesti tervishoiu kujuneb, selline võimaluste otsimine. Nüüd, eelmine aasta, novembris tulime välja, oleme jõudnud rohkem sellise toimetulekuni, väärtusvalikud, mis tegelikult vajavad poliitilisi otsuseid. Et kui me aastal 20 vaatasime tuleviku üsna huviga, et mida see pakub, siis eelmine aasta jõudsime märksa eestlaslikuma küsimuseni, et kuidas hoida kokku. Nii et kõik säiliks. Kuidas hoida defitsiidi ajal kokku, kust me seda kõike rahastame, kuidas meie tööjõud otsa saab, kas see solidaarsus ikka, kas ta peab ikka nii tugev olema. Tehnoloogia, mis enne oli võimaldaja, võimestaja, see tehnoloogia on nüüd säästuvahend, et kuidas tõsta efektiivsust. Keskse küsimus ongi muutunud, et millised otsused määravad täna, kas see tervishoid peab vastu sel tasemel. Natuke meenutan seda 20 aasta aruannet, ega ise ka ei mäletanud. 2 keskset telge, millest kogu need maailmad kujunesid. Tervise käitumine, tervise teadlikkus ei ole samad asjad, aga oli 1 telg. Ja teine on siis tervisetehnoloogiate areng, kuidas me kasutame neid ennetuses, kuidas me kasutame ravis, kas nad on kõigile kättesaadavad ka, kas nad on ravis kõigile, kas nad on jõukatele, kas nad on laialdaselt. See tekitas sellist 4 maailma. Päris sisse ei lähe, aga suures plaanis terviseunelm on selline, nimi ütleb ära, eks ole, üldine ravikindlustus, terviseteadlikkus tõuseb, pakume rohkem teenuseid, sest meil on parem tervise käitumine. Siis on need 2 vahepealsed, mis on seal paremal pool. Üldiselt ka tõstame ravikindlustuse määra, esmatasand laieneb mõlemas. Ligipääsud paranevad. Ja 3. variant siis endist viisi edasi, et otsuseid ei ole, tehnoloogiad tulevad natukene. Terviseteadlikkus tegelikult ei tõuse. Eelmine nädal sattusin sellise artikli või intervjuu peale praktikutest. Tundub, et praktikud arvavad ka, et selle terviseteadlikkuse ja käitumisega nii ja naa. Natuke kurb lugeda, aga iseenesest ilmekas. Eelmine aasta stsenaariumid jõudsime 3-ni, kus tervishoid tegelikult katusraam jällegi. Tervishoid pole enam selline tervishoiu teema, vaid ta on muutumas selliseks laiemaks ühiskondlikuks kokkuleppeks. 4 trendi, mis need maailmad tekitavad, on seal paremal. Ühiskondlik kokkulepe, sest mis kerkis esile on see sama solidaarsusprintsiip. Et mis meil varem ei olnudki tegelikult niivõrd arutluse all või küsimuseks. Aga et keegi ei kahtle, et solidaarsus peaks säilima. Aga et mis tugevusel, mis hinnaga on tõepoolest olnud nüüd rohkem üleval. Räägime tööturust, hinnasurvest on siin ettekandjad rääkinud. Ja siis see sama tehnoloogia usk ja tehisaru, et kui innukalt me seda rakendame, kui palju me sellesse usume. Need tekitasid sellist 3 maailma seekord. Selgelt seni on kõige sümpaatsem inimestel on digilootus. Ma eeldan, et see on ainus sellepärast, et see sisaldab sõna lootus ainsana. Aga see on stsenaarium, kus me peame tarkvara abil lahendada probleeme, mis muidu kipuvad nõudma rohkem raha ja rohkem inimesi. Et võtame väärtuspõhisust, võtame tehnoloogiat, siin on veel neid võimalusi sees. Aga ikkagi läbi tõstame efektiivsust, ärme niivõrd juurde rahastabilisma. Teine on meil turutervishoid, taas viited eelmistele ettekandjatele. Siin lähme kaasa võib-olla sellega, et eraraha on tulnud järjest rohkem tervishoidu. Meditsiinitöötajad on liikunud tervishoidu. Vaatame, et kas see maailm võiks olla lahendus.
kas eraraha läbi soodustamise, kas see päästab avaliku sektori tervishoiu või rohkem, mis me näeme, et see tekitab sellise kahekiiruselise tervishoiusüsteemi. Ja siis see viimane liiga vähe ja liiga hilja, kus nimi on ilmselt selline kõnekas, nõuab, ütleme, et me tegeleme efektiivsuse otsimisega ka väiksel skaalal. Et võib-olla tõstame visiiditasusi, võib-olla mõned inimesed ei jõua EMO-sse, aga suured otsused lükatakse edasi. See ei päästa meid sellest rahastuskriisist selgelt. Kriis on halb sõna. Aga mingil hetkel tuleb vastu võtta siis kiirustatud maksutõusud, mis lükkavad jällegi seda päris lahenduse otsimist edasi. Nüüd, mis on siis tegelikult muutunud? Et need olid 2020. Vähemalt 3 selles stsenaariumis oli sees universaalne ravikindlustus. Või siis vähemalt esmatasand kõigile. See idee tegelikult täna on ju kadunud. Kui aastal 20 me rääkisime, et universaalne ju võiks olla, eks ole, siis kuskil on Rahandusministeerium, kes ütleb, et oodake nüüd. Täna ei ole ka seda arutelu. Kerkinud on hoopis küsimused, et jah, solidaarne, aga kui tugev see siiski on. Pigem hea on, et on järjest rohkem tulnud fookusesse ka ebavõrdsus. Tervishoius on siis kättesaadavuse läbi, ka ravi kvaliteedi läbi. Teine seesama, mis ma juba mainistasin, et me ei räägi enam tehnoloogiast kui sellisest võimestajast. Et aastal 20 oli inimestele nutiseadmed, nutiäpid, mis toob tervisetarkust, mis paneb targemini käituma, seda enam ei ole. Nüüd me näeme, kuidas tehnoloogia on see, mis võimaldab tõsta süsteemi efektiivsust. Aga süsteemi, mitte enam inimese. Jällegi sinna kokkuhoiu poole. Et siis, kui valem oli selgelt eesmärgiks, kuidas süsteemi parandada, siis nüüd on rohkem sinna, et kuidas me seda nappust paremini ümber jagame. Ja tervisekäitumine ka on ikkagi, meie leiame, et seda on tänasel pildil natuke vähe. See on asendunud jaotusküsimustega, mis ei ole halb, aga see jaotusküsimus, et kuidas kaasata eraraha, kuidas maksta teisiti, on õiged küsimused, aga kas nad on juurprobleemiga tegelemine, jah ja ei. Et kuidas jaotab raha tööjõud era- ja avaliku vahel. Need on võib-olla suurema küsimuse mingid lahendused, aga et kas ka kõige kiiremad. Siis pidin vaatama ka, et millises suunas me siis tegelikult teel oleme. Kuna neid stsenaariume on päris palju olnud. Täna ikkagi valikust seal 7 stsenaariumi vahel kipub olema see liiga vähe ja liiga hilja. See ei tähenda, et mitte midagi ei tehta, loomulikult ei tähenda. Aga rahastussurve püsib, süsteemseid rahastusotsuseid tegelikult ei ole täna tehtud. Otsitakse vahendeid, otsitakse kärpekohti, efektiivsuskohti. Aga see suur otsus, kui me võtame rahastuse põhiküsimusega tegelemine, see tegelikult on veel täna lahendamata. Kust on tulnud vastuseid, on sellest samast turutervishoiust ja pool rehkendust, mis on see on siis esmatasandi tugevdamine. Erarahastus, eratervishoiu roll on suurenenud viimase 6 aasta jooksul küllaltki loomulikul teel, tehti üks otsus, pärast seda on eraturg mitmekümnekordistunud, kuna ta on lihtsalt võimaldatud. On kaasa toonud ka tööjõu liikumise erasektorisse selgelt. Oleme teinud palju otsuseid, et tugevdada esmatasandit, väga hea. Ja saab kindlasti välja tuua ka selle probleemi lahendamine võimalikult madalamal tasemel. Et kui ei lahenda arst, lahendab õde, kui ei lahenda õde, lahendab apteeker, kui ei lahenda ema, siis parem võtta kodus, kas ikka pead tulema arsti juurde. Põhimõtteliselt õiged suunad. Ja lootus on siis muidugi digilootus, et väärtuspõhine ja tehisaru ja personaalmeditsiin, mis tooks selle lahenduse. Digitaliseerimine kindlasti vajalik, aga ta ei ole rahastusmudel. Et selles stsenaariumis on tunda, et kui süsteem muutub piisavalt targaks, siis ta muutub ka odavaks. Ajalugu näitab, et siin tasuks ettevaatlik olla sellise mõttega. Võib-olla sellised konkreetsed, et miks ma nii arvan. Signaalid, mis me näeme, et Tervisekassa püsib miinus teine aasta, järgmised 5 aastat 60–100 miljonit.
Erasektoris töötab täna 8% rohkem kui 2015. Ei ole tulnud ainult suurematest pereõdede arvust. Tööjõud on rohkem, hea, aga tööjõud on endiselt puudu ja on järjest rohkem puudu. Väga palju digitaliseerimise strateegiaid, mis ühelt poolt ütleb, et väga tegeletakse sellega, AI ootus on moes, see on praegu, et viisakas panna AI ootus kuhugi sisse. Aga muidugi, et kui 40% meditsiinitöötajatest töötab ikkagi vähemalt ühel kohal, kas või osaaega erasektoris, siis ei ole enam marginaalne nähtus, see on süsteemi omadus. Ja teiselt pool, mida me ei näe täna, on see sama tervishoiu uus rahastusmudel, et me oleme jätkuvalt sotsiaalmaksepõhised. Meil on üks eraldis mittetöötavate pensionäride eest väga hästi. Aga see on juba mõnda aega. Kokkuleppe solidaarsusulatuse kohta. Kuna need jutud on kerkimas siit sealt poolt, kellele me tervishoid siiski on, seda kokkulepet selle ulatuse kohta ei ole. Ebavõrdsuse fookus samal vääral rahastusega. Rahastusest me õnneks juba räägime, et see konverents on kellelgi mitmes, kus me tegelikult räägime debattides, meedias. Ebavõrdsus ei ole veel sellel samal tasandil, ta võiks olla sellel samal tasandil. Ebavõrdsus ligipääsus enne kõike. Tehnoloogiast loodame, me ei näe küll, et see oleks toonud kaasa suure tootlikkuse hüppe. Jällegi eelnevad ettekandjad viitasid ka, et küllap ta võimaldab vähendada ühikukulu, ilmselt suurendab mahtu. Ja toimiv lahendus tööjõu probleemile, et koolitusmahud on suurenenud, aga see mudel on suuresti sama, me suurendame mingid parameetrid, süsteemis on see küllaltki madalaste. Minul oli siin küllaltki lihtne, mina tegin 6 aastat tagasi analüüsi, ma tegin eelmine aasta analüüsi. Kõige keerulisem osa on tegelikult selle kokkuleppeni jõudmine. Ma olen pannud eelmise aasta aruandest need 4 suuremat valikut. Me ilmselt küll kõik toetame solidaarsust, aga tulekski vastata küsimusele, et kes kui palju aitab, mille arvelt. Võib-olla valikud läbi rääkida. Vasakul üleval ongi selline, võib-olla mida terviseökonomist kõige enne ütleks. Tervisemaksud, maksubaasi laiendamine, hakkame rääkima sellest üldisest ravikindlustusest rohkem. See kõik tõstab maksukoormust, ei too efektiivsust kaasa. Neid vahendeid tuleb otsida mujalt. Erakindlustus, mis tuleb järjest rohkem ise sisse sellisel orgaanilisel teel. Lisab vahendeid, toob kättesaadavust maksjatele. Ei tasu ära unustada, et see on ka maksukoormus. Me ei maksa riigile, see on võib-olla nähtamaksu maksukoormus, me maksame nüüd kindlustusandjale. Suurendab ebavõrdsust, suurendab halduskulusid. Ilmselt on ikkagi võime rääkida, et see on võimestanud ka tervishoiutöötajate jõudmist erasektorisse, see tugevam erasektor täna. Siis on need populaarsemad lahendused, tehisaru digilahendused. Teeb palju häid asju, aitab arstidel kindlasti otsustada, aga et ega ta maksubaasi meile kasvata. Toob säästu pikaajaliselt, lühiajaliselt, ilmselt mitte, lühiajaliselt on tegemist kuluga. IT-kuluga, andmekuluga, väga vajalik. Ja väärtuspõhine tervishoid muidugi, et seome rahastused tervisetulemustega. Ehk siis rahastame seda, mis patsiendile tegelikult korda läheb, kas ta saab tervemaks, kas ta peab ootama. Hästi süsteemne muutus, mida on keerukas rakendada, et teeks need nopped ka siit ära. See ei lahenda rahastuse defitsiiti. See on ka viimase 15-20 aasta kirjanduse põhjal selge. Mina tänan, selline linnulennul pilt. Suur aitäh ja 1 või 2 minutit siiski näpistaks, kuigi meil juba vestlusringi aeg surub peale. Siin on tulnud päris palju küsimusi. Kõigepealt, mida me kindlasti saame vestlusringis jätkata, aga ma küsin sinult ka, et sa ütlesid lause, et keegi ei kahtle, et solidaarsusprintsiip peaks säilima. Siin keegi ikkagi kahtleb ja ütleb, et südame-veresoonkonna haigused ja paljud muud välditavad kroonilised elustiili haigused võtavad suurema osa meie tervishoiu rahast. Miks mina kui sportiv ja tervislikult toituv inimene selle kinni pean maksma? See on see sama vana küsimus, et kas suitsetaja peaks maksma rohkem, eks ole, kus me jõuame tegelikult sinna, et
kas see, et keegi suitsetab, on küll tema valik, eks ole, jah, aga ka siin me näeme ju tegelikult see, kas ta suitsetab, see sõltub tema perekondlikust taustast, see sõltub mingil määral ikkagi geenidest, et need valikud natuke on juba tema eest tehtud ka. Et jah, me peaks kindlasti soodustama sellist tervislikku käitumist, aga karistada selliste valikute eest, et see ilmselt ei ole mõistlik. Seal see solidaarsusprintsiip kindlasti peaks säilima ka. Hästi palju tegelikult tuleb sotsiaalmajanduslikust taustast. Kuulsin, kuidas saal lõi ka kahisema, usun, et see on teema siis ka, mida tuleks jätkata vestlusringis. Ja tegelikult see on väga oluline, kui sina rääkisid, et liiguvad tervishoiutöötajad aeglaselt, aga kindlalt siis erasektori poole proportsioon erasektoris suureneb, avalikus sektoris väheneb. Kas on õigustatud nimetada erasektoriks teenuse osutajad, kes toimib Tervisekassa lepingu alusel ja avaliku sektori hinnakirja alusel? No me erasektorist siin räägime, et jah, seda on ikka küsitud ka, kes on see erasektor, eks ole. Confida on erasektor, Eero Merilinna perearstipraktis on erasektor. Tartu Ülikooli kliinikum ei ole erasektor, see on avalik sektor, eks ole, ja niimoodi saame neid jaotada ka, et ilmselt nii keeruline küsimus tegelikult ei ole. Nii et tegelikult siis see, et meil on suurem proportsioon tervishoiutöötajaid erasektoris, sinna hulka on arvestatud ka need tervishoiuteenuse osutajad, kellel tegelikult on ka haigekassa lepinguid. Jah, okei, et see oleks selge. Hästi, ma lasen su vabaks, suur aitäh!